Tere hommikust Santiago de Compostelast. Täna algab meil uus peatükk nimega Meil pole õrna aimugi, mida me edasi teeme. Esimene asi on planeeritud, ehk siis me saame küütisid Santiagost Madriidi ja sealt edasi on lihtsalt tühi maa, nii et laseme lihtsalt fantaasial lennata ja vaatame, kuhu see meid viib. Praegu ootame me autojuhti, vaatame, kuidas sellega läheb. Blabla auto, mingit täppi või saiti ma varem kasutanud ei ole, nii et ma ei tea, kui usaldusväärne see on. Kiidetakse, aga enda kogemus on see ikka, mis paneb sellele punkti. Nii et küsige laine. Yes! Päev hakkas väga hästi. Tundub, et see Blabla-kaar oli päris lege ikka. Tuli kohale 20-30 minutit enne väljasõitu. Võttis meid peale. Tundus jumala tore. Meil oli vist 7 kaasreisijad kokku. Mõned olid käinud Caminol, mõned olid õpilased, mõned olid lihtsalt kaasasõitjad. Alati võib-olla ei ole kõige parem puukida endale kõige odavamaid asju. Läks hästi meil, kell on 4:30 ja kiireku peale lambist auto ütles ülesse ja 40 kilsi on Madridini ja meil peaks 8:30 minema 8:30 või 9:30, ei mäletagi, peaks buss minema edasi Pariisi. Vaatame, mis saab. Õnneks Google tark naine puukis meile bussi mitu tundi hiljem. Ja seal ma nagu vanu rahu ise olin, siis keili juba buss läks katki, mis ma teen? Take it easy, Keili, meil on aega tunde, küll me jõuame ja siis hakkas takso tellimine pihta. 20 minti läheb aega. Iga kord 20 minti läheb aega. Aga Hispaania 20, palju see on? See oli 3 tundi. Midagi sinna auku. Väga haige. Siis lõpuks tuli see takso, kõik olid nii äpid juba, jess saab bussi peale, sest aeg oli tõsiselt vähe juba, sest ma hakkasin ka juba leili minema ja ma ei tea. Tuli takso, teeme ühe peatuse veel, me peame rendikasse minema, rendiauto võtma 4 jaoks. Ju siis pidi minema. Läksime sinna ja mõtlesime, et aega tegelikult on, et jõuame, aga ei, jälle üks ongelma. Mingi nimi oli valesti arvutisse trükitud ja öeldi, et ei saa rendiautot. Juba läksime jälle leili kõik vesi juba keestäiega ja vaatasime taksot juba, takso maksis 50 ja mis oli sealt, palju ta oli, 20 minti sõitu või? Jaa, mingi ainult 22 kilomeetrit linna vinnane, ulme hinnad. Ja takso ütles, et ta ei tule sinna. Ei ole taksosid võtta. Mis asja, me oleme Madridis, ühtegi taksot nagu ei ole või? Hallo! Ja just siis, kui me hakkasime alla andma, saime mingi, see meie autojuht sai mingi alternatiivauto meile. Head reisi saab lõpuks 17 tundi aknast välja vaadata. Airbnb-sse, mis on Prantsusmaal mingi 25 kilomeetrit kesklinnast. Aga selline nunnukas. Meie host, majutaja on ikka kõige lahkem inimene üldse. Hästi soe, abivalmis, aitas kõigest, tuli meil isegi bussiga järgi. Uskumatu lihtsalt. Häid inimesi ikka siin ilmaas leidub. Selline nii mõnus uba nõuemine lihtsalt. Tere tulemast Pariisi. Puu taha ei või käia, aga siin on nagu täiesti legaalne koht, pissuaar tehtud meestele nagu. Jah, lehvita. Oi, sa ei saa, sa pritsid ju kõik täis kohe.
uskumatu. Tere hommikust Pariisist. Tere hommikust, bonjour. Kui sa seda õigesti hääldasid. Bonjour. Comment ça va? R-i peab rõhutama, bonjour. Kas te olete valmis selleks looks, mis meil siit Prantsusmaalt teile on? See on juba next level asi. Mõtlesime, kas me üldse siia Pariisi jõuame või liigume kohe edasi. Sellepärast, et kui me broneerisime omale Airbnb-d 8 ööks, et Pariisi avastada ikka korralikult nagu, siis see Airbnb majutaja kirjutas meile, et praegu on Pariisis väga suured rahutused, väga vägivaldsed need aktid, kuna politsei tappis 17-aastase Algeeria noormehe ära ja peale seda öeldakse, et tegemist on rassismiga, diskrimineerimisega ja lihtsalt kogu riik on hakanud meelt avaldama. Nad panevad autosid, vänne, mis iganes asju põlema, löövad poodide laknaid sisse, varastavad tšikleid. Peale 9 või õhtusel ajal on nagu see zombi apokalüps. Tulevad kuskilt välja ja hakkavad märatsema. Et peale seda on isegi see transpordiliiklus täielikult canceldatud. Et siin on väga omapärane atmosfäär hetkel olemas. Et isegi linnaliiklus, linnabussid, linnarongid, kõik on vähendatud, kõik hilineb, et see Prantsusmaa väga head muljet igatahes jätnud ei ole. Mõtlesime juba tühistada, aga samas meid julgustati ikkagi Pariisi tulema, kuna need turistipiirkonnad on nagu puutumata ja need rahutused toimuvad pigem nendes äärelinnades siin ümberringi. Esmamulje Pariisist, ütleme nii, et väga tore olnud ei ole. Tulime siis, see buss tõi meid rongijaama ja rongijaama tualett siis oli kaetud uriiniga, see voolas nagu seesama Seini see jõgi lihtsalt. Väga ropp, väga räpane. Linna ääred, kõik on mingit prügi ja pahna täis. Hästi palju on graffitit. Ei tundu just selline koht, kus päriselt ise elaks, näeks ennast elamas, ostaks mingi elamise või kasvataks perekonda. Ei tundu kõige turvalisem koht. Mingi 15 aastat tagasi vist käisin siin kooliekskursioonil. Väga palju ei mäleta. Pigem oli selline, et teed pildi ära, lähed edasi. Aga eks me näe. Esimene peatus peaks olema Eiffeli torn. Ja kuna me jalamehed oleme, siis jalutame sinna esimesest rongipeatusest, kus me maha tulime. Et ja mitte ainult sinna. Üles ka. Jaa, et Eiffeli torni kõige tippu, kõige odavam on minna jalgsi. Kui sa tahad minna liftiga, sa maksad lihtsalt 10 € rohkem. Me oleme jalamehed, just tegime Camino ära, nüüd see on põhjust nagu kõigele. Nüüd me oleme need 2 hullu, kes ütlevad, et mingi 10 kilti on kuhugi minna. Mis ära ei ole. Igale poole saab jalgsi. Mööda Seini jõge jalutades jääb meil tee peale see Notre Dame katedraal, mis on Prantsusmaa Pariisi üks suursugusemaid ja väga olulise tähtsusega katedraale. 15. aprill 2019 läks katus põlema, nii et praeguseks on 4 aastat möödas, aga siiani seda rekonstrueeritakse, et loodetavasti kunagi õnnestub sinna sisse veel samamoodi piiluda nagu 15 aastat tagasi, kui ma siin käisin. Linnasid külastada on kõige mõistlikum, mõtle lihtsalt rendiratased ringi vaadata. Sport Pariisi inimestele võõras ei ole. Kes jookseb, kes sõidab rattaga, kes osaleb rühmatreeningul, kes boksib, kes vehkleb, kes hüppab niisama. Väga julgustav on vaadata. Noh, nippel paistab juba. Mis tunne on? Nippel paistab. Kukk on küll püsti. Metsik tunne, metsik ei tuulest viidud.
No. Jalad on juba soojad tunni aega kõndimisest, nii et sirgelt üles. Ja mis meil siin veel juhtus? Härra tahtis hea meelega autogrammi anda, aga tädi tahtis raha saada hoopis. Läksin küsin. Kelleks ta meil kutsus? Urva! Jõudsime Eiffeli torni juurde ja nüüd tabas meid reaalsus. Milline on see hullus just siis, kui on mingi kõige kiirem tund siin. Plaanisime küll avamiseks siia tulla, aga kuna bussi-rongiliiklus on väga selline mitte eksisteeriv, siis see trip läks natuke pikemaks. Vetsujärjekord oli tunnike ja siin ma ei tea, kaua me ootame, et me saame siit trepist üles minna. Aga kui on juba Pariisi tuldud ja Eiffeli tornis käinud ei ole, siis kas oled üldse Pariisis olnud? Peale 2 tunnist ootamist jõudsime lõpuks siia teisele korrusele jalutada. Vaated on vapustavad, ütleks, et siit kõrgelt ei näe, kui räpane see linn tegelikult on. Aga vaade on kindlasti veel parem sealt ülevalt poolt, et läheme võtame teki sinna. Esimene kord Eiffeli tornis. Mis muljed on? Juukseid pole, tuuline on. Eiffeli torn võttis kõik juuksed ära. Eiffeli torni tulek on terve päeva ettevõte. Ma panin nii palju asju kirja, mida tänase päeva jooksul ära teha, aga ilmselt me kuhugi mujale ei jõua, nii et naudime seda, mis meil on. Tund aega vetsus, 2 tundi pileti järjekorras, tund aega, et siia üles saaks. Kena! Parempoolne on siis selle Eiffeli torni arhitekt ja insener. Uskumatu, millega ta hakkama sai. Pariislased ise arvasid, et see ei sobi siia linnapilti, aga vaadake seda nüüd. Väga ilus, aga noh, vaated on mõnusad. Tere hommikust Pariisist! Meil oli õnnaga uni nii magus, et ma isegi äratust ei pannud ja kuna kardinad olid maast laeni ees, mitte midagi ei näinud, siis magasime isegi oma check-out'i aja üle nagu. Aga kuna meie majutaja võõrustaja on nii armas inimene, et lubas meil kauem magada, siis ilmselgelt kasutasime seda võimalust ära ka. Buss täna läheb meil edasi alles kell 9.30 õhtul, et siis me saame bussis magada ja hommikul juba 5.55 ärkame üles Amsterdamist. Aga meie majutaja siin Pariisis on ikka mega armas inimene. Nii sõbralik, rahulik, annab hästi palju nõu, on hästi lahke, teeb kõik ette taha ära, tegi meile mingi eile eriti rikkaliku hommikusöögi, hommikusöögi nimi oli King of France, ehk siis Prantsusmaa kuningas ja see nagu päriselt oli ka rikkalik. 5 € oli ainult nägu ja see oli nagu parem kui kohvikutes, mis me kunagi saanud oleme. Et kindlasti ta võiks kunagi oma restorani või kohviku avada. Kindlasti soovitaks ja läheks. Siis ta oli ka vastutulelik. Siin olid need rahutused asjad, et kuna see bussi-rongiliiklus on
harvendatud, seda väga ei eksisteeri siin, siis ta oli nõus meid rongijaamast peale võtma ja siia tooma, kuna bussi vahepeal ei olnud ja sõit vist oli mingi 15 minutit autoga, nii et me oleme tema üle ikka väga tänulikud nagu. Pakime asjad ära ja läheme Pariisi. Meil on veel, ütleme, et meil on päris mitu tundi veel aega, aga siis saame veel mõnuleda, saame seda Pariisi vaibi, saame nautida, oleme joome kohvi, teeme lõuna, ostame midagi bussi süüa kaasa ja hommikul oleme Amsterdamis. Aga Amsterdamis on mega kallis, hostelid on umbes sama kallid nagu Kanadas, nagu mis asja? 35–60 euri nägu, et naris magada. Või siis pakutakse baaridele mingeid selliseid kabiine ka, nagu oleks mingid riiulid ja siis sa magad seal riiulis nagu kahekaupa, nagu kõik baarid kõrvuti nagu ei oska kommenteerida ja see kõik on vist mingi 65 kahe peale ja kõige soodsam lahendus nagu mõtleme veel, kus me ööbime, mida teeme, midagi broneeritud ei ole, kõik on äärmiselt kallis, aga usaldame protsessi. Kõige parem plaan on, kui plaani ei ole ja ootame ootamatut, nii et näeme varsti. Ja ongi Pariisi seiklus selleks korraks läbi, aga mul on nagu